Benedikt on Tartu poiss, kes oskab suhelda 5 keeles ja kuulub Nelipühi kirikusse. See on EKNK ehk Eesti Kristlik Nelipühi kogudus. Mina käin siin lastetunnis ja siis käin noortekal, mis toimub igal reedel. Ja praegu käib meil tudengite alfa ka siin. See alfa nagu õpetab jumalast, räägib, võib nii öelda. See kestab umbes 2 kuud. Ja see nagu etappide järgi nagu läheb rohkem Jumala lähemale ja õpetab teda tundma. No pühapäeviti on umbes 30-40 inimest. No väiksemad, koolilapsed lähevad ülesse lastetundi või kuidas seda öelda, vist ikka lastetundi, aga suuremad jäävad siia alla, ülistavad ja siis jutlus kuulavad. No mina olen lastega ülesse, see on lõbus. Miski ei suuda meil avutada, ta armastusest, mis meil vastab, ei surme elu sügavas kõrgis, ei laade hirmid ega miski muu suuda lautada. On nagu mingid piiblisalmid, mingi lugu on, siis nagu mingid mängud ja tuleb ka nagu ise ka mingi piiblisalm sellest tekstist nagu pähe õppida. 41. No üks on see kindel, et need, kes ei usu, ei käi väga just kirikus, sest nendel pole nagu, nad ei näe sellest mõtet kirikus käia. Me oleme 5 praegu seal. Mina, suurem vend, õde, ema, isa. Ma ei tea, kas just igapäevalus valjendub, aga koolis mulle meeldib väga sõpradega vestelda, nagu, et mis teeme ja niimoodi. Ja vahepeal mängin sõpradega interneti kaudu ka mänge koos. Perega me vahest nagu teeme koos süüa ja üldse mõned lõbusaid asju näiteks. Vahel käime kuskil koos perega. Siis teeme mingist nagu räägime. Mina abikaasa on udmurtlanna. Minä olen marilane. Mari ja udmurt on siis need vastavad nimetused. Ja me tulime siis vastavalt Udmurdimaalt ja Mariel Vabariigist, see on Venemaal. Ja seda siis üle 20 aastat tagasi. Siis abiellusime, siis sündisid lapsed, esiteks David. Hiljem tuli siis Benedikt, et mina rääkisin mari keelt ja siis abikaasa udmurdi keelt. Vene keele said nad ka selgeks, sest meie sõprade lapsed räägivad vene keelt, siis nad said vene keele sealt. Vene keel, eesti keel, udmurdi keel, mari keel ja inglise keel. Ma räägin niimoodi, et saan rääkida 5 ja siis ma õpin saksa keelt, seda ma väga niimoodi rääkida ei saa. Palvetamine on rääkimine Jumalaga ja seda saab teha igas keeles. No kui me näeks mingid probleemid, siis me nagu palvetame sellest, et probleemid nagu kaoksid ära. Et alguses me nagu teretame, kui niimoodi võib öelda, siis täname Jumalat selle päeva eest ja siis läheme selleks probleemi juurde. See on nagu tavalise inimesega rääkimine, võib nii öelda. Midagi nagu head juhtub ja siis nagu tänan Jumalat selle eest. Ei ole üldse oluline aeg ega koht. Kui mingi tänav peal kõnnid on ju, siis võib seal ka palatada, miks ka mitte. Ei peaks alahindama teisi inimesi ja ei peaks nagu inimesi valima, nagu kellega sõbrastada, kuna kõik inimesed on ju ühesugused.